küll vähe tõbine ja hääl on kuskile kadunud, aga et püüame selle päeva siis algust teha ja siis avasõnad siis linnaosa vanemale. Tänan. Eesti Loomakaitse Selts ja Tallinna Keskkonnaamet tähistasid ülemaailmset loomakaitsepäeva Kristiine keskuse lähistel. Üritusel kuulutati välja ka aasta loomasõber ja loomavihkaja. Enne aga, kui tiitlisaajad teatavaks teeme, meenutame, milliste tegude vahel valik käis. 2009. aasta kõige loomasõbralikuma teo tiitlile kandideerisid. Muhumaa jahimees Erki Nuur päästis 3 orvuks jäänud metsea põrsast. Talumees Oskar Sisas maksis 40 000 krooni koera ravi eest. Keila tüdruk Laura Savik koos ema ja loomakaitsjatega päästsid rebase kutsikad. Ja aasta loomavihkaja nominentideks olid Pärnu naine Jelena Hagi viskas puudli 4. korruselt surnuks. Jõgisoo mees Mait Kullamaa jättis kassipojad lumehange surma ootama. Jahimees Mirek Matikainen tappis talumeeste silme all nende koerad. Inimesed valisid käesoleva aasta kõige võikamaks Eesti Jahimeeste Seltsi liikme Rakvere kandimehe ettevõtja Mirek Matikaineni teo. Mees laskis omanike silme all maha nende koerad. Matikainen on seni telekaamerate eest paaniliselt põgenenud. Spetsialisti hinnangul oli rahva otsus ootuspärane. Inimene on ühiskondlik olevus ja temal on palju neid tegureid, mis teda mõjutavad ja tema hingeelu mõjutavad. Üks tähtsamaid on lähisuhe. Ja lähisuhe on selline, et inimene võib olla nii ja naasugune ja teinekord veab alt ja teinekord ei vea, aga koer on sul viimase hinge tõmbeni truu ehk teissõnadega kiindumus oma koerasse, sõprussuhe koerasse on teinekord 10 kordi tugevam kui inimese ja inimese vaheline suhe. Aga nüüd rõõmsamate tegude juurde. Aasta kõige loomasõbralikumaks teoks valiti Võrumaa mehe Oskar Sisase hoolitsus oma koera Simba eest. Mees maksis koera ravi eest ligi 40 000 krooni. Ja kõik ütlesid mulle, et ma olen hull. Sellise raha paneb magama.